ei ilmu. Ühel kevadhommikul vara võib näha sellist pilti. Nimetu linna nimetule väljakule sammuvad sõnatult kogu maailma kinematograafias ära kujutatud, ära mängitud pühakud, märtrid ja suurvaimud. Pühakud, märtrid ja suurvaimud tulevad väljakule kokku. Ime nad mahuvad ära. Väljakuäärsed majad taanduvad. Keegi ei puuduta üksteist. Kuuleb ainult hingamist ja samme. Mõned linlased kuulevad oma südametukseid. Paljud ei usu oma silmi. On see ilmutus? On küll. Siis tulevad filmimehed, näevad ja filmivad ära. Võtavad nähtu üles. Mõnedki arvavad, siis jälle käivad ajaloolise ainega filmivõtted. Et tehakse filmi, kõigi maade pühakud tulevad heinaturule. Mõnedele tundub asi liiga imelik. Kõik suured surnud on liiga elavad, liiga ehtsad selleks, et olla palgalised kostüümikandjad. Kõik oma rahvusest ja rassist ja eri ajastutest. Ükski neist ei kõnele või ei kuule ma. Võib-olla pole mul kõrvu. Keegi ei räägi, keegi ei laula, keegi ei naera, keegi nutab. Aga nad on seal platsil. Kaamerad käivad, 10 kaamerad. Valgus on võimas, valgus on taevane. Prožektorid jäävad pimedaks. Valgus tuleb teiselt poolt. Pühakud, märtrid ja suurvaimud lähevad väljakult ära. Lähevad ära ka teised, lähevad filmimehed ja naised. Öö juba käes. Kuhu küll kadus see päev? Hiljem hämarais ilmutustubades selgub, et filmilindid on puhtad. Keegi ei jäänud peale, järelikult ei olnud. Rahvas väidab, et nägi, topime suudal kinni, ütleme, pole olnud. Anname käsu, et polnud. Keegi ei saagi teada seda, mis peale ei jää. Kirjeldused ei aita, tunnistused ei loe. Tütarlapsed, näitlejannad, kodanikud, noorehärrad. Olge valmis, kabjaplagin kostab. Kahel kabjal kappab vana ise, kappab kohale ja ütleb. Mängid poetessi. Seda sama, jah? Kuulsid õieti. Tead ju küll, kuidas see käib. Või ei tea? No küll sa teada saad. Ei taha. Hakkad tahtma. Noormees, palun teile äraandja roll. Teie kehastate lunastajat. Kehastate, pidage meeles. Ka ei taha. Humanismi vastu, jah? Inimarmastuse vastu kah, jah? Vägivalla poolt vististi. No nii. Öelge, rahvas, mis me teeme selle jätisega, selle loobujaga, keeldujaga? Teie, rahvas, mitte mina, mitte meie. Ei, me pole mõrtsukad. Esialgu jätame ta ellu, oleme ju haritlased. Suurem osa meist on väga vaimsed, peene maitsega. Mõistame ta mängima enesetapjat. Lõpp on ehtne, kunsti huvides, tõe huvides, sinu huvides, rahvas, keda teenin. Niisiis, noormees, teie roll on teada, enesetapja. Väntame kaua, teil on aega, oleme rääkinud. Teadke, et lõpp on ehtne, päriselt. Pärnu maantee mööbliäri vana kärumees lääpab oma ainulaadset sammu. Sageli ta käru seisab meie maja ees. Ainus viide ajale on ammu. Laudadel ja riiulitel olid tihked tapid. Meeste tapid nagisesid rinda löönud pistest. Tulevikku mahutasid tühjad riidekapid.
toolid, mis ei lagunenud esimesest istest. Üles alla kõigub kere, kõhn ja sooniline, aga sama sitke nagu kolmekordne köis. Pildi kordus unes, see on krooniline. Selle mehe koorem liigub lumesaju öis. Apteek. Öökell, see salapärane sõna. Mustad tähed valgel emailsildil. Hämarus, suletud uks. Tagaruumidest imitsev valgus. Öötuli. Võib-olla laualamp vaskse rippuva lülitiketiga. Tõrvikut hoidev käsi. Marmorplaatidest lett. Mõtlesin, kas tõesti ainult öö võib helistada. Samas taipasin, et ööl ei ole kätt. Ööl on tiivad, hõlm ja vari. Mustad tähed valgel sildil, 4 kruvi ühtepidi, sooned üles, rööbiti. Öökell, minust jäi ta puutumata. Palju oli neid, kes helistasid. Neile avati. Väljas lõõmab juuli, õhus lendab vikat. Suures südalinnas elab Rubanovitš oma lapsepõlves. Ajasin ma ringi varajasel ajal kohviveski vänta. See fajansist asi köögiseina küljes. Aga meie hoovis rippus õudne kuu. See luuletus on kirjutatud 1974. aastal. See kaunis maja. Ma töötan majas, kus ei tunta argust. Seal majas petta pole võimalik. See maja täis on isemoodi kargust ja kunstigi, kus kõik on võimalik. Kui jõuad sinna, kohe palju muutud. Sa muutud nii, et sind ei muudeta. Nii oma hinge kui ka teisi puutud, kuid hinge võtta sult ei suudeta. See maja seisab keset südalinna. Ei kaitse ingel teda, vaid kultuur. Vassiljev ja Bubõr ta tegid sinna. Kõik, mis ta sees, on kordumatult suur. Seal puhvet on ja puhvetis on ene, kes hellal pilgul kohvi ulatab. On enel tihti kaasas pojakene, kes lauaplaadini vaid ulatab. Kõik teavad, miks on eine lauda vaja. Me sööme selleks, et me ellu jääks. Meil muide veel on kaua laulda vaja, et saada targaks, paremaks ja hääks. Ja puhas puhvet elustab me puhkust. Ta toidab meid ja see on vajalik. Me inimrinnus leidub inimuhkust. Me inimrinnus leidub inimuhkust ja sedagi, mis pole ajalik.
Mis meenub, kui ma mõtlen tolmust? Ta oli väike poiss, kel oli vähe sõpru, kes olid temast vanemad. Nii käis ta tihti vanadel inimestel külas. Umbes kord nädalas käis ta oma vana onu pool. See oli hää ja tark mees. Tal oli palju raamatuid ja kõiksugu salapäraseid asju. Ei jõudnud ära imestada ega tahtmist mööda vaadata. Iga kord nägi ta kõike uue nurga alt ja teises valguses. Oli seal ka üks klaver. Kord märkas poiss, et klaverit kattis sõrmepaksune tolmukord. Seistes niiviisi selle suletud kaanega tolmuse klaveri ees, sirutas ta välja oma nimetissõrme ja kirjutas sinna paksu tolmu sisse ühe juhuslikult meelde tulnud sõna. Abrakadabra. Onu märkas seda. See on minu tolm. Ma kogun seda. Ja sina julged seda ära hävitada. Poiss, sa oled teinud palju halba sellega. Mõtle selle üle. Ja ta mõtles. Hilinenud vastus. Ma olin esimese klassi poiss ja käisin 2 kuud koolis. Ühel päeval ütles ema mulle, et õpetaja T kutsub pärast tunde mõned lapsed enda juurde külla. Ma imestasin natuke, et õpetaja niiviisi kutsub ja küsisin, et keda ta kutsub. Teisi peale minu ema ei teadnud. Läksin kooli nagu ikka. Kui tunnid lõppesid, palus õpetaja T 5 õpilasel klassi jääda. Ta küsis, kas meie vanemad ütlesid meile, et ta meid täna külla kutsub ja meie vastasime, et öeldi küll. Külla oli kutsutud 5 last, 3 tüdrukut ja 2 poissi. Ants ja Merle on mul nimepidi meeles. Õpetaja võttis oma pruuni koti ja läks ees, meie tema järel klassist välja. Riidehoius olid mõned vanemad, enamik lapsi oli juba ära läinud, kes üksi, kes vastu tulnud vanemaga. Mulle ütles ema, et ma korralikult käituksin ja vähe räägiksin. Siis läks ta üle õla tagasi vaadates koolimajast minema. Õpetaja T võttis Merlel käest kinni ja me lahkusime üksteise järel koolimajast. Õpetaja T elas kusagil turu juures, puumaja ülemisel korrusel. Kui me olime esikus palitud ja saapad ära võtnud, mäletan, et sain sussid jalga, kutsus õpetaja meid tuppa. Akna taga oli suure võraga puu. Õpetaja oli umbes 65-aastane naine ja elas ilmselt üksinda. Teisi inimesi polnud korteris näha, ka mitte asju, mis oleks võinud kuuluda mõnele mehele. Toas oli mitmesuguseid linikuid ja asjakesi, mingil määral ka raamatuid. Aga peamine, mida mäletan, oli valge linaga kaetud laud ja seal oli kooki, küpsiseid ja kompveke. Midagi oli veel, vist õunad. Õpetaja juhatas meid lauda ja ta oli nagu pidulik ja veidi teistmoodi kui koolis. No olukord oli ju ka teine. Õpetaja ütles midagi selle kohta, miks ta just meid kutsus. Ütles vist, et kogu klassi lapsed ei oleks tema juurde ära mahtunud. Mingi põhjendus oli nagu veel. Mulle meenus üks kõne katkenud kooli garderoobist, kus mu emale öeldi, kutsun mõned õpilased. Ja ma mäletan, et ema selle peale punastas. Me istusime seal laua ääres, õpetaja T istus laua ühes otsas ja mina sattusin temaga vastamisi laua teise otsa, seljaga akna poole. See asetus oli niisugune. Merle, Ants, mina, Y, X, õpetaja T ja laud. Merle ja Ants istusid diivanil. X, Y ja mina toolidel. Õpetaja läks kööki ja me istusime seni üsna vaikselt laua taga. Merle vahtis üksi silmi toa vastas seina. Ta põsed lõkendasid, silmades oli eriline läige. Õpetaja Teed oli köögist kannuga. Kannus oli kakao. Valati tassidesse ja söödi kooki ja muud. Meie Antsuga rääkisime veidi omavahel. Pidusöök oli haripunktil. Äkki kargas Merle diivanilt püsti, tegi ringi ümber laua, jooksis õpetaja juurde, haaras tal kramplikult ümber kaela kinni ja kisendas. Õpetaja, õpetaja,
kallis õpetaja. Õpetaja vabastas ennast tasapisi Merle haardest ja ta pilk peatus minul. Ta vaatas mulle teravalt otsa ja küsis, kas Viidingule ei olegi õpetaja kallis. Siis ma ei vastanud. Teen seda nüüd. Pärnu maantee mööbliäri vana kärumees lääpab oma ainulaadset sammu. Sageli ta käru seisab meie maja ees. Ainus viide ajale on ammu. Laudadel ja riiulitel olid tihked tapid. Meeste tapid nagisesid rinda löönud pistest. Tulevikku mahutasid tühjad riidekapid. Toolid, mis ei lagunenud esimesest istest. Üles-alla kõigub kere, kõhn ja sooniline, aga sama sitke nagu kolmekordne köis. Pildi kordus unes, see on krooniline. Selle mehe koorem liigub lumesaju öis. Ma rääkisin neid ridu sellepärast trammis, et pühapäeva hommikul kella 8 paiku oli tramm üsna tühi. Ma saan harva trammiga sõita ja mulle väga meeldib trammiga sõita. Rohkem nagu ei oskagi lisada. Aitäh, kui kuulasite. Hääd nägemist. Nach jene gute Jorn, ze bring do